Sa ei ole loodud oma elu eest andma. Sa ei ole loodud seisma teise inimese ees ja küsima ikka ja jälle seda, mis on juba sinu väärikus, õiglus, austus. Sinu sees on midagi püha, mida on liiga kaua eiratud. See ei ole hävinud. See on lihtsalt mattunud hirmu, alanduse ja ellujäämise harjumuse alla. Selle asemel, et päriselt elada, aga kuula seda selgelt. Sa ei ole teiste tuju teenija. Sa ei ole kellegi lugupidamatuse anum. Sa ei ole elu, mida saab kontrollida, edasi lükata või ära võtta. Sa oled naine, ema, tuleviku looja ja kuskil sügaval sinu sees on vaikne hääl, mis ütleb: ma tahan lihtsalt elu, kodu, rahu, armastust. See hääl ei ole nõrk, see hääl on tõde. Vaata ausalt, mis on toimunud. Sa töötasid, sind alandati. Sa usaldasid, sulle valetati. Sa andsid oma energia, sulle ei makstud ja ikkagi sa jäid, sa talusid, sa küsisid, sa ootasid. Mitte sellepärast, et sa oleksid nõrk, vaid sellepärast, et keegi ei õpetanud sulle, et sul on õigus valida teisiti. Aga nüüd pead sa seda selgelt nägema. Iga kord, kui sa palud oma palka, annad sa ära oma jõu. Iga kord, kui sa aktsepteerid lugupidamatust, õpetad sa teistele, kuidas sind kohelda. Iga kord, kui sa jääd hirmu, ehitad sa elu, mis hoiab sind väiksena. See ei ole karistus. See on muster ja mustreid saab murda, on öelnud Lennart Meri. Me ei tohi kaotada usku iseendasse. Vaata tagasi, mitte selleks, et kannatada, vaid selleks, et mõista. Sa oled elanud teiste kontrolli all, nüüd on aeg elada enda kontrolli all. Kuula seda tõde, ükski tööandja ei anna sulle seda elu, millest sa unistad. Lapsehoidja palk ei ehita sulle maja. Ootamine, et keegi kunagi maksab, ei loo sinu tulevikku. Lootus, et järgmine tööandja on parem, tähendab endiselt oma elu andmist kellegi teise kätte. Kui sa jätkad samamoodi, möödub 5 aastat, 10 aastat ja unistus jääb ikka unistuseks. Nii et küsi endalt ausalt, millal see muutub, kui sina seda ei muuda. Eesti naistes on tugevus, mida ajalugu on korduvalt näidanud. Nagu Kersti Kaljulaid on rõhutanud, vastutus ja julgus käivad käsikäes. Aga sind ei kutsuta kannatama, sind kutsutakse elama julgusega. Sa ei vaja imet, sa vajad otsust, lihtsalt selget ja tugevat otsust. Ma ei ehita enam oma elu hirmu peale. Alusta väikselt, aga alusta päriselt. Sa juba oskad tööd teha, sa tead distsipliini, sa tead vastutust. Kodude koristamine, korterid abistamine, korra loomine. See ei ole väike töö, see on äri, mis ootab, et sa selle võtaksid. Kujuta ette, ühe tööandja asemel 5 klienti. Palga ootamise asemel sina määrad hinna, alumise asemel sina kogud tasu. Hirmu asemel sina valid, kellega töötad. Isegi väike algus, 1 klient, 1 töö on tugevam kui 1000 päeva ootamist. Sest seekord sina juhid oma elu. Pane raha kõrvale isegi vähe, mitte ellu jäämiseks, vaid loomiseks. Sinu tuleviku kodu jaoks, sinu lapse jaoks, sinu rahu jaoks. See maja, millest sa unistad, see ei tule sellest, et keegi selle sulle annab. See kuuleb sellest, et sinust saab naine, kes selle loob. Sinu sees on vaikne tuli, mitte vali, mitte agressiivne, aga püsi. See on üle elanud alanduse, see on üle elanud ebaõigluse, see on üle elanud hirmu. Nüüd peab see muutuma millekski muuks, tegutsemiseks pea meeles. Sa ei vaja luba, et ennast austama. Sa ei vaja kinnitust, et oma elu muuta. Sa ei pea ootama, et keegi oleks õiglane. Sa pead lihtsalt otsustama, ma valin nüüd iseenda. Ja kui hirm tuleb, sest see tuleb, sa ei jookse selle eest, sa liigud sellest läbi. Samm-sammult kliendi järel, päev päeva järel. Ühel päeval seisad sa oma kodu ees. Mitte sellepärast, et keegi aitas, vaid sellepärast, et sa keeldusid jäämast väikeseks. Ja sel hetkel saad sa aru, kogu see valu ei olnud sinu loo lõpp. See oli hetk enne sinu tõusu, nii et tõuse. Mitte valjult, mitte teiste jaoks, vaid iseenda jaoks, ta selle elu jaoks.